Tere kõik oma podcasti vaatajad ja kuulajad, tõesti on hea meel, et see saate ja podcasti sari on tõesti saanud juba mõnda aega käia ja kogu aeg tuleb uusi põnevaid inimesi juurde ja nii tore on nendega vestelda ja täna istuvad meil siin oma podcasti diivanil siis Rebecca ja Darja. Tere hommikust! Tere hommikust! Tere hommikust! No ma küll ei tea, mis ajal päevast inimesed täpselt seda kuulavad ja vaatavad, aga meil on siin siuke mõnus hommikune vestlus siis plaanis. No kutsusime teid sellepärast siia, et teie olete siis tegelikult rahvusliku tausta poolest, te ei ole eestlased, eks ole, ja olete siin Eesti ühiskonda sisse kasvanud, võib-olla mingi, on nagu seal mingid ka Eesti verd, aga sellest kohe saame teada, aga tegelikult on olnud siuke vägev asi, et Jumal on lastud tulla esile siis ühisosa sellisel liikumisel, sellest on tulnud ka kogudus, aga mõnes mõttes ühisosa on nagu laiem asi, et tahamegi rääkida rohkem sellest, et kuidas Jumal liigub nende eri rahvuste vahel siin Eestis ja kõik see. Aga kõigepealt tahaks ikkagi nagu teiega nagu rohkem tutvuda, et võib-olla Rebecca alustame sinust, et võib-olla lihtsalt natukene sinu enda elust, tausta ja siis vaatame, kuidas küll ma siia veel juurde küsin. Et no ma kasvasin üles, sündisin ja kasvasin üles Tallinnas Pirital koos kahe vennaga, Miikael ja Joonatan, ma olin siis keskmine laps. Ja käisin 3 aastat algkoolis eestikeelses koolis, siis läksin ingliskeelse rahvusvahelisse kooli, kus ma siis ka lõpetasin. Nüüd õpin magistris ja töötan, et ma ei tea, See selline kiire ülevaade. Yeah. Kas, ja võib-olla ma küsin kohe ära, et milline see sinu rahvuslik taust on? No nagu väga lühidalt võib-olla nagu on, mu isa oli juud, mu isa-ema on Ukrainast ja mu emal on ka nagu selline segatud Ukraina, Vene, Valgevene päritolu. Et aga mu ema on näiteks sündinud ka ja üles kasvanud Eestis. Ja mu isa kolis Eestisse, kui ta oli teismeline. Just. Nii et mõnes mõttes sinus voolab nagu sellist mitmekülgset verd ja siis selliste malbete eestlaste keskel oled pidanud nagu ennast kuidagi positsioneerima. No jah, et püüan ikka, ma ei tea, ma ikka tunnen rohkem, et ma olen nagu eestlane, et mitte, et mul oleks mingi tugev Ukraina identiteet, eriti kui ma pole see kunagi käinud isegi, et jah. Selge, väga hea. Darja, kuidas mis sinu selline päritolu on ja mis elu sa elad? No kui lühidalt rääkida, siis olen süüdinud Eestis, Tallinnas ka, siis vahepeal oleme perega elanud paar aastat Ukrainas, aga seda aega ma väga hästi ei mäleta, ma olin väike veel ja siis kolisime tagasi Eestisse, kuna mu isa ja tema pere on siit pärit, et olen oma sellist pikka elu elanud Eestis Tallinnas, et olen siin pealinnast. Tähendab, isa on siis Eestist pärit? Ja, aga ta on olnud, ta räägib oma elus rohkem vene keelt, et kas ta peab enda eestlaseks, peaks tema käest küsima, aga jah, rohkem nagu selline vene eestlane. Aga sina oled ka täna abielus ja sinu abikaasa on mis rahvusest? Minu abikaasa on ukrainlane, et mul nagu mu vanematel on samamoodi, et nagu üks inimene on Eestist ja teine on Ukrainast, et selline ka segapere. Aga kui küsida nagu kelleks mina end pean, et nagu väga keeruline seda identiteeti kuidagi kätte saada, sest et kui elati siin Eestis ja vanemad on nagu väga erinevatest kohtadest ja näiteks mu vanaisa on üldse Soomest ja Ingerimaalt, et mina olen eestlane, aga seda rahvust on väga keeruline niimoodi üles korjata. Vaat kui huvitav heas mõttes, et ma arvan, te oletegi täpselt õiged inimesed siin täna nagu vestlema, sest tegelikult noored on ka teie südamel, et tahamegi nagu seda kõike selles mõttes avada. Aga jällegi, Darja, alustame sinust, siis Rebecca sinu juurde. Jeesusega kohtumise lugu, et kuidas sina oma isikliku veendumiseni jõudsid, et tema on siis sinu päästja ja kuningas? No see oli ka pikk tee,
ja kindlasti Jeesus ise leidis mind sellel teel, et see on minu soov, et ma ise sündisin peres, kus ema käis kogu aeg õigeusu kirikus ja siis, kui ma olin väike veel algkoolis, siis tema sattus baptisti kogudesse ja seal ta sai päästetuks. Mina, kuna isa ei käinud koguduses, siis mul on olnud alati valik, kas ma nagu lähen või ei lähe ja mida ma teen oma eluga, et mul oli see vabadus olemas, aga sattus niimoodi, et nagu kui ma kord tulin ka, siis ma käisin Betania koguduses, tulin kord, siis ma leidsin, et mu klassikaaslane käib ka selles koguduses. Mul oli väga, ma olen imestunud, sest et tema ei ole sellest mulle rääkinud. Istusime ühe pingi taga, aga tema nagu ei ole rääkinud, et tema käib sellises koguduses. Ja selle põhjal hakkasime temaga ka rohkem suhtlema, hakkasin nagu rohkem koguduses käima. Aga siis tuli ka selline teismeliste periood, kus jällegi väga palju vabadust ja soove ja siis oli vaja seda valikut teha ja siis ma sattusin ka, see oli ka minu jaoks jumala ime, kuidas ma sattusin ühte noortelaagrisse, kus ma nägin, kuidas inimesed reaalselt elavad kristlikku elu, kuidas nemad igapäevaselt käivad koos Jeesusega, kuidas nemad teistmoodi suhtlevad oma vahel, kuidas tõesti Jumal muudab elusid. Aga selles laagris mina ei ole veel oma elu Jeesusele andnud, et läks veel mõnda aega ja siis ma väga hästi mäletan seda päeva. See oli suur reede ja meie pastor rääkis sellest, mida Jeesus on teinud meie jaoks ja siis ma tundsin väga hästi, et kui ma teen seda sammu praegu, siis minu elu nagu muutub. Kui ma ei lähe seda teed pidi, siis nagu, ma pean praegu otsustama, et nagu... Sellel ajal sa olid siis, kui vana umbes või? Ma olin 14, vot, ja seda hetke ma mäletan väga hästi ja siis ma nagu tegin seda otsust, et ma tahan koos Jeesusega edasi minna. Pärast oli veel sellised sündmusi, mis muutsid mind ja siis kuidas ma ise tulin sellele, et ma hakkasin teismelistega töötama, et väga pikalt olen teinud seda tööd koguduses, aga jah, olin ise teismeline. Aga see oli sinu aeg, kus sina muutusid ja Jeesus see sinu kätte ja see on huvitav, et just jällegi noortelaagrid ja sellised asjad ikkagi mõjutavad. Kindlasti. Väga hea. Jõuame siis sinna ka veel, et mis sa praegu teed. Ja Rebecca, kuidas sinuga? No ma kasvasin üles kristlikus peres, nii et mul võib-olla ei olnud nii palju vabadust kui Dashal. Aga jah, käisin terve elu ka Betania koguduses, me olime Dashaga pikalt siis koguduse kaaslased. Ja kuidas eesti keeles on see meeleparanduspalve? No sageli öeldaksegi lihtsalt päästepalve. Päästepalve, jah. Meil vene keeles on see meeleparanduspalve. Et kui tõlkida otse, et seda nagu palvetasin umbes 9-aastaselt ka lastelaagris kusjuures. Aga siis ma sain teismeliseks ja olin väga frustreeritud erinevate asjadega ja kogudusega ja kuidas seal olid mõned probleemid ja mind väga häirisid. Aga siis ma sattusin Futurumi arenguprogrammi ja siis ma mäletan väga hästi, kuidas viimasel kohtumisel Meego Remmel jutustas ja ta nagu rääkis Jumala kutsest, aga see läks mulle nii südamesse, see oli see hetk, kui ma pean mingi hetke valima, siis oli see hetk, kus ma tundsin, Jumal kutsub mind, et ta tahab mind ja mul on nii palju parem temaga koos edasi minna ja ka samuti see on olnud väga pikk protsess tegelikult. Just need on nagu teie lood, kuidas te siis rääkisime siis sellest, et kust üldse pärit olete ja millega olete tegelenud ja tegelemas ja ka siis Jeesus juurde tulek. Aga võib-olla liigukski natukene sinnapoole, et ühel hetkel
te mõlemad sattusite siis sellisesse nagu ühisosa, ütleme, kas mingisse projekti või asja, et ja tegelikult siin ajal, kus me seda saadet salvestame, siis kui me vaatame minevikku, siis viimase paari aasta sees on olnud ka ühisosa noorteõhtud sellised, kus tulevadki kokku, on ju, ukrainlased, venelased, eestlased, ma ei tea, mis kõik veel, aga et see on üks asi ainult, eks ole, et seal on terve lugu, kuidas see ühisosa võib-olla tekkis ja mis oli nende inimeste südamel, kes võib-olla siis nägid seda rahvuslikku nagu võib-olla erinevusi, aga et me ei peaks tingimata olema eraldi, eks ole. Ma ei tea, kumb alustada soovib, aga rääkige, mis see siis ühisosa on ja kuidas see tekkis? Alustasin sina, sest ma olen nagu ühisosaga vähem tegelenud, ma olen nagu rohkem olnud osaleja ja ma sellest nagu vaatenurgast on rääkida, mis see ühisosa on. Ja mõnedes kohtumistes olen rohkem nagu võtnud osa ja nagu aidanud ka, sest et Rahil Kausperega olen nagu pikalt tuttav olnud, aga võib-olla Rebecca on väga hea, siis ootame põnevusega neid kogemusi, aga räägi seda tekkelugu, jah? Dash on olnud meie suur toetaja, et no tekkelugu see algab umbes 10 aastat tagasi, nagu mina olin võib-olla 11, et siis mu vend Miikel ja mu isa Igor alustasid sellise projektiga nagu Molodjoštekas, mis on siis nagu noortekas, aga see esimene on siis Molodjoš, mis on noored vene keeles. Et nad alustasid selliste vestlusõhtutega, mis tõlgiti siis, mis olid eesti ja vene keeles, et sõltuvad sellest, mis keelt nagu kõneleja rääkis, teda tõlgiti siis kas vene või eesti keelde. Ja siis need toimusid 2 korda kuus, umbes 6 aasta jooksul. Et siis pärast nagu COVID ajal see nagu kukkus vist tagaplaanile, et tundus nagu aeg kuidagi edasi liikuda ja siis samal ajal mina läksin siis Futurumisse, kus meil üks viimastest ülesandetest oli tiimis ette kujutada, et mida me teeme, kui me oleksime EKP Liidu juhatuses 5 aastat. Ja siis minu tiimiga mõtlesime, et oleks tore kuidagi seda meil nagu lõhestunud EKP Liitu natuke ühendada, et siis korraldada mingit. Ma kohe tõmban korraks niimoodi pidurit, et räägi sellest lõhest rohkem. Mis lõhet te nägite? No ma nägin väga erksalt, kuidas Eesti ja nagu eestikeelsed kogudused ja venekeelsed kogudused ei suhtle oma vahel üldse. Mitte keegi väga ei tunne üksteist, keegi ei käi kuskil ühistel üritustel, info ei liigu, et keegi ei tea, kui midagi toimub, et näiteks sama PP festival, näiteks mitte keegi, või väga vähesed, väga vähesed üksikud venekeelsetes kogudustes teavad, mis asi on PP festival, et selline asi eksisteerib, et siis Eesti kuulajatele siis võib-olla konteksti ja seda ongi vaja praegu kuulda. Et nagu selle mastaabi arusaamiseks, et PP festival oli väga, siis kui me viimased aastad oleme kutsunud, siis on väga suur segadus olnud. Et kuidas nii, et nii suur konverents ja 40 aastat toimunud ja mitte keegi ei ole sellest kunagi kuulnud. Et ja siis ma ei tea, loomulikult sellega kaasnevad ka mingid nagu see suhtlemise vähesus, kaasnevad ka, sellega tulevad kaasa ka mingid eelarvamused ja võib-olla mingid hirmud ja et kõik see. Nii, ja siis teilt küsiti see küsimus, et kui teie oleksite EKP Liidu juhatuses, et mis muudatusi teeksite või mida te korraldaksite? Jätkame sealt. Täpselt, et me siis mõtlesime, et okei, et meie nagu liidu sees need nagu venekeelsed kogudused, eestikeelsed kogudused ei suhtle oma vahel, kuidas seda võiks parandada. Esimene tundub loogiline samm on korraldada mingit ühist üritust, et siis teeme mingi noortekonverentsi näiteks, et mis on 2 keeles, et kõik saavad osaleda, et tutvustada inimesi ja võib-olla rääkida mingid ühistest teemadest, tulla kokku ja olla samuti nagu eeskujuks ühiskonnale ka, et tuleb ka teiste inimestega suhelda ja neid armastada, et näidata siis, et kui kristlased ei suuda üksteist armastada, siis kuidas me saame olla eeskujuks ühiskonnale. Ja see jäi kõik umbes sinna COVID aega, ma saan aru, need mõtted ja ideed, jah? See oli juba
nagu Covid aja lõpp, et see oli kevad 2021 ja siis kevad 2022 toimus esimene ühisosa konverents. Just. Ja jõuame sinna, räägime, mis alguses toimus. Võib-olla Darja, sult küsiks ka, et kuidas sina seda lõhe oled näinud? Võib-olla ühiskonnas laiemalt, aga ka siis kristlaste seas. No ma arvan, nagu väga paljud protsessid, mis on meie ühiskonnas, nad on liikunud ka kogudustesse. Ma ei tea, see on nagu loomulik protsess. Et mina isiklikult, mina olen suhelnud väga erinevate inimestega, väga erinevatest rahvustest ja ma arvan, see on väga isiklik ka nagu inimest, et kui sa tahad suhelda, kui sa tahad olla osa mingist suuremast rühmast või ma ei tea, kogukonnast ja kui me räägime nagu maailma kogukonnast, et nagu maailma kirikust, et sa tahad nagu teiste kogudustega näiteks suhelda, siis see on võimalik, et lihtsalt alati inimesed ei mõtle selle peale, et nagu miks seda on vaja ja kas lõhe on üldse probleem või nagu ei ole, et kas me nagu saamegi elada edasi sellises ühiskonnas, nagu me praegu elame. Et ma ei näe, et see on nagu kõige suurem probleem meie ühiskonnas või kogudustes, aga noh, see on jah olemas, et mõnes mõttes. Jaa, võib-olla ka üleüldse tegelikult korra lähme teeme sellise kultuurikogemuse nurga ka, et noh, te olete mõlemad hästi nagu Eestis üles kasvanud ja pigem eestlasena ennast olete tundnud, on ju, aga ometi võib-olla lihtsalt, kui te mõtlete enda nagu sellist üleskasvamise lugu, et kus kohtades on eestlased kõige rohkem teist erinevad võib-olla olnud, need, kes on siis võib-olla mitu põlve on ju eestlased, ja kus on olnud hästi palju sarnasust või tuli veel siuke küsimus pähe küsida, et ma arvan, kui me räägime kogudustest, siis kristlasena seda läbi elada on nagu palju lihtsam, sest meil on nii palju ühist ja tegelikult Jeesus on see, kes meid ühendab ja Jeesuses me oleme ühtsed ja Jeesus nagu võtab kõik need probleemid põhimõtteliselt nagu ära, noh, see jah, jääb keelebarjäär mõnes mõttes, aga seda saab ka lahendada, et nagu siis nagu kui me räägime, et noh, meie kristlasena, siis meil on nagu palju vähem neid erinevusi. Kui võtta niisama nagu noh, inimestega, kellega ma suhtlen, et noh, üks asi on keel, et nagu mis vahest tõesti takistab ja Tallinnas elades nagu on palju lihtsam rääkida sellest, et jah, me peame suhtlema üksteisega, sest siin me kogu aeg teemegi seda, aga kui sa lähed Ida-Virumaale või kuskile mujale, siis nagu teil on palju keerulisem nendest asjadest rääkida. Ma arvan, noh, mina nagu, mu pere on nagu rohkem Ukrainaga seotud ja ukrainlased on palju rohkem sarnased eestlastega kui venelased näiteks, sest et kultuurilised või ajalooliselt nagu on olnud väga paljud protsessid, mis on toimunud ja eestlased saavad väga hästi ukrainlastest praegu aru ja näiteks ukrainlased väga hästi ka nagu saavad Eesti ühiskonnas hakkama, sest et nad saavad nagu kultuurilised või palju rohkem sobituvad siia, ma ei tea, kui saab niimoodi öelda. Mõned sellised üksikud näited ka nagu, et ukrainlased väga armastavad laulda, et eestlased ka nagu laulupidu ja üleüldse nagu laulmine on eestlaste üks selline kultuurikood. No võib-olla ma lihtsalt üht asja, et nagu kui ma suhtlen nagu päris ukrainlastega Ukrainast ja siin nagu inimestega, kes on siin juba pikalt elanud, kes on nagu juba natukene eestlaseks saanud, siis nad on juba nagu palju rahulikumad, et nad nagu ei saa aru, miks nagu peab nii emotsionaalselt rääkima, et nagu, et no, ma ju ei karju nagu, aga lihtsalt nagu nad noh, lihtsalt see on ka nagu üks kultuuri osa, kuidas nagu suhtlema. Et isegi mina, kui ma nagu, ma olen ukrainlane ja nagu mõnes mõttes, aga kui ma suhtlen nagu päris ukrainlastega, siis nagu minu jaoks on ka mõned asjad nagu kuidagi keeruline vastu võtta või nagu aru saada nendest. Ja, no need siis sellised protsessid. Tuli sul midagi lisada? Et nagu ma peaksin mingi erinevuse välja tooma, siis mulle võib-olla kõige rohkem jäänud silma see, et nagu venekeelsetes kogudustes või noh, slaavi kogudustes on rohkem sellist nagu kogukonna võib-olla tunnet, et see on võib-olla vähem nagu individualismi kui eestikeelsetes kogudustes. Et
kui näiteks kui on mingi projekt või on midagi vaja teha, siis nagu see võib-olla kas ohverlikkus on nagu rohkem, et sellist nagu vastutulelikult ja loomulikult ma tulen sulle appi ja ma teen seda tasuta ja ei ole isegi nagu mõeldav, et ma küsin mingi tasu selle eest või jah, on sellist väga nagu kogukonnakeskset, et need väga nagu ühendunud. Ja millal sul see võrdlusmoment on tavaliselt tekkinud, et sa oled siis järelikult nagu näinud võib-olla nii nagu rohkem slaavi keskseid kogudusi kui ka Eesti kogudusi või et kuidas sa selle võrdluspilli üldse saanud oled? No jah, et olles lihtsalt erinevates nagu projektides kaasas olnud, et ma olen mitu korda PP festivali tiimis olnud ja erinevates sellistes projektides, et just. Ma ei tea, näiteks see, et mingi võib-olla selline kultuuriline kontrast oli see, kui PP festivalil sa pead maksma 40 € pileti eest ja siis sa ei saa isegi lõunat. nagu venekeelsetel konverentsidel meil on ikka see, sa maksad mingi 10 € pileti eest ja siis saad lõunat. 5 € ka on olnud. Kui vanasti oli 5 € ja siis said nagu mitu korda süüa seal veel, et nii et õppida on vastastikku küll ja veel. Just. Okei, aga lähme konkreetsemalt selle ühisosa nüüd siis esimeste konverentside ja selliste sündmuste kohta, et me tõime nüüd siin neid erinevusi välja, aga mis ühisosa siis on? Mis te avastasite, kui toimusid esimesed konverentsid, mis te seal tegite? Esimesel konverentsil me pidime nagu esimene konverents toimus aprillil 2022 ehk siis vahetult pärast sõja algust, nii me pidime seda adresseerima, sellest rääkima, aga me oleme neile väga palju positiivsed, et inimesed nagu avastavad, et kuulge, nagu eestlased on tegelikult inimesed ja venelased on tegelikult inimesed ja tegelikult saame kõik hakkama ja saame suhelda ja esimesed nagu kaks nagu konverentsi on olnud sellised et avastus, et me oleme kõik tegelikult Jumala lapsed, et ja me kõik selle nagu Jumala pere liikmed. Mis te seal täpsemalt tegite seal konverentsil, mis seal üldse toimus, kes mida tegi? Seal toimus, meil oli formaat siis selline, et olid kõnelejad, oli selline TED Talki formaat, aga meil oli ka suur rõhk sellele, et panna inimesed nagu omavahel rääkima, et pärast igat sessiooni meil oli alati mingi grupi arutelu, meil oli küsimused ette valmistatud, et jagasime inimesed gruppi, püüdsime neile segada nagu inimesed omavahel läbi, et kui meil rega vormis oli nagu jaotatud, et kes räägib, et igas rühmas oleks keegi, kes räägiks eesti keelt, keegi, kes räägiks vene keelt, keegi, kes räägib mõlemat keelt, et saab siis tõlkida ja või siis ukraina keelt ka, et oleksid nagu mitmekesised rühmad ja samuti on olnud ülistus 4 keeles, et kui keegi arvab, et see ei ole võimalik, siis see täitsa on, et üks salm on nagu eesti, teine salm on vene keeles, 3. salm on ukraina keeles ja siis veel inglise keeles. Et ja see on väga-väga ilus ja võimas, et minu arust ülistus on olnud ka see koht, kus inimesed päriselt tunnevad, et sellist ühtsust ja seda ühisosa. Jaa, muidugi. Ma osalen lihtsalt ütlen ka, et see omavahel suhtlemine küll, aga just see ülistus, mille peale nagu alguses ma ise nagu ei ole tulnud, et nagu see just nagu see, mis on nagu kõige suurem osa sellest nagu konverentsist ja tegelikult see, siis kui ma viimasel konverentsil olen olnud, siis ma ka nagu mõtlesin, et see just see, mis ootab meid taevas, kus me oleme kõik nagu erinevatest rahvustest ja me saame koos laulda. Ja see mingil määral saab nagu tunda just seal ühisosal, kus nagu väga erinevad inimesed erinevatest keeltes laulavad koos. Et jah, see oli tõesti võimas ja vägev. See on väga ilus. See ühisosa, võib-olla see konverentsi praegu ei ole nüüd uuesti toimunud mõnda aega, aga kuhu see nagu, mis te sealt kogesite, edasi on kandunud? No meil on kogudus rajatud nüüd. No näed. Kus see asub? See asub Läänemere tee, aadressil Läänemere tee 30, ehk siis Läänemere keskuse keldris. See on siis üks kaubanduskeskus Lasnamäel ja me oleme siis seal maa all natuke. Ja kuidas selleni jõudsid, et teeme koguduse, et see on ju, see on ikka suur kutse teha kogudust rajada? Jah, no
me tundsime, et noh, esiteks seal oli väga pikk protsess tegelikult ja väga palju nagu umbes aasta aega palvetamist, et noh, see ühisuse projekt võiks kuidagi nagu edasi liikuda, et ja noh, see võib-olla lüke tuli sealt, et meile helistas Ruudi Leinus siis Mähe kogudusest ja ütles, et noh, meil nagu maja seisab, et äkki tulete nagu midagi tegema siia. Et ja noh, kuna see mõte on juba nagu ammu olnud, et noh, et rajada kakskeelne kogudus, sest noh, lapsed kasvavad üles, kes on näiteks venekeelsetest peredest, aga käivad eestikeelses koolis. Neil on tegelikult väga raske, et siis neil on kaks maailmat, mida nad ei saa ühendada. Ja noh, kui nad käivad venekeelses koguduses selles mõttes, et nad on siis kahe maailma vahel ja noh, neil on raske, et olles üks selline laps ja mu vend oli selline laps. Et ja siis hakkasime selle peale tõsiselt mõtlema, nagu hakkasime meeskonda kokku panema ja noh, nagu plaane tegema ja kuidas me seda teeme, mis on meie formaat, kuidas no, mis meie missioon on, mida me tahame teha, et mida Jumal tahab, et me teeme. Ja siis noh, oligi plaan, et alustame, mis oli siis sügis 2024 kogudusega. Alguses oli plaan siis Mähel, aga noh, juhtus nii, et seal ei saanud rohkem, nii et pidime uue koha otsima ja see juhtus umbes juunis või juulis, et me saime aru, et Mähele me ei saa minna, me peame nüüd 2 kuuga leidma mingi muu koha ja siis hakkasime otsima nagu üüripindasid ja siis leidsime seda Läänemere keskuse ja siis noh, seal sobivad ruumid ja siis selgus, et tegelikult see on see, kuhu Jumal tahtis meid saata. Et see on olnud, noh, me saime aru, et me oleme väga õiges kohas, et see on täpselt selle mikrorajooni keskel, et seal on väga palju inimesi ja inimesed ja noh, meie üleval elavad inimesed ja meil on noh, 1,5 aasta jooksul väga palju nagu tulnud ja hakanud pidevalt käima, et ma ütleks võib-olla paarkümmend inimest. Ja kuidas on, kas näete, et on nagu nii eestlasi kui slaavlasi või kuidas see miks umbes on või kuidas see on? No pigem on slaavlasi, et noh, eelkõige no, pigem on nagu venekeelne linnaosa, aga meil aasta aega käis üks tüdruk Viimsist, kes nüüd kolis Soome, aga ta nagu väga pikalt käis aasta aega ja pidevalt ja meil oli väga suur rõõm, et ta käis, et pigem need eestlased võiksid nüüd pigem ja tulla, eestlased rohkem. Võiksid nüüd rohkem hakkama käima, et noh, mõnikord keegi tuleb, et aga me ikkagi tõlgime lastejutust eesti keelde, et isegi kui saalis ei ole noh, kedagi, kes vene keelest ei saa vene keelest aru, siis me ikkagi tõlgime lastejutlust, sest lastel on nagu, nad on kakskeelsed ja neil on vaja nagu kuulda seda evangeeliumit nagu no siis oma südamekeeles ja kuna noh, me ei tea täpselt, et siis pluss siis nad saavad 2 korda asja kuulda ja siis pole jõu paremini kohale. Ja see on nagu selline tulevikku vaatav ja mõnes mõttes üdini nagu nende eest hoolitsev nagu perspektiiv. Ja, no isegi nagu mitte nii tulevikku vaata, sest vaid nagu praegusesse vaatamine, sest meil käib näiteks üks perekond, kes kellel on isa nagu eestlane, ema räägib vene keelt ja siis need lapsed käivad eestikeelses lasteaias, eestikeelses koolis, nad räägivad vene keelt, aga nende noh, südamekeel on pigem eesti keel, nad ei oska vene keelest lugeda, nad loevad ainult eesti keeles. Nii et kui me teeme pühapäevakoolis, noh, õpime mingit salmi, siis me õpime mõlemas keeles, me kordame noh, vene keeles, me kordame eesti keeles, me laulame laulu, me laulame noh, eesti keeles, laulame vene keeles. Et siis nad tunnevad, et nad on nagu mõlemad nende noh, südamekeeled või mõlemad nende nagu aitäh, et sa ütled seda, sest et tõesti mõelda kellelegi, kelle südamekeel on üks, aga ta peab võib-olla opereerima siis mingites teistes keeltes, et sellist nagu noort inimest, noh nagu sa oma vend ütlesid, mainisid, eks ole, noh võib-olla kõiki mõistagi ja see, kuidas sa saad ennast väljendada, kes inimesed saavad sinust lõpuni aru ja kõik see edasi, et kes ei tea, millest me siin räägime, siis ole pikemat aega välismaal, eks ole, kus sa ei saa eesti keelt või oma siis keelt rääkida ja sa lihtsalt igatsed, et saaks lihtsalt oma keeles väljendada ennast, eks ole, et mina vahel niimoodi Ameerikas olen kogenud seda. Aitäh, Rebecca, väga hea. Korra, Darja, sinu juurde ka, sina oled tegelikult siis täna osa Ukraina piiblikogudusest, võib-olla lihtsalt paari sõnaga, milline kogudus see on, mis inimesed seal käivad, mis te seal teete ja sina panustad noortesse ka sealt juba pikka aega?
ja, et Tallinna piiblikogudus oli avatud kevadel 2022, sest et siis oli tõesti suur vajadus, sest et väga palju Tuli ukrainlasi põgenikke, tuli Eestisse ja siis nad otsisid ka kohta, kus neid võetakse vastu, kus nad saaksid koos oma rahvusest inimestega koos olla, kes saavad nende valust väga hästi aru ja siis tekkiski Tallinna piiblikogudus. Et alguses oli väike grupp, siis kasvas suuremaks. Praegu meil on umbes ma ütleks 60 liiget, aga iga kord tulevad uued inimesed, et meil on ka traditsioon selline, et kui tuleb uus inimene, siis alati temaga teda kutsuda ette, et tema räägiks, kes tema on, kust ta on tulnud. Et selline eestlane, kes tahab minna taha pinki, et vaikselt niimoodi, see ei õnnestu seal, see ei õnnestu. Kindlasti mitte. Ukrainlased räägivad palju, neile meeldib rääkida ja siis nad saavad nagu ka seal rääkida teistega ja siis pärast meil on ka komme, et kui see põhiosa lõpeb, siis meil on ka selline ühislaud, kus saab nagu ka omavahel istuda rääkida, et ma arvan, see on üks asja võib-olla, mis ka nagu, kui sa küsisid, et mis vahe on ukrainlaste, slaavlastel ja eestlastel ja siis nagu slaavi inimesed räägivad palju, eks ole. Kui rääkida veel kogudusest, siis meil on praegu, see on ka kasvamas ja siis uued mingid teenimised tulevad juurde, et mina tegelesin koos oma abikaasaga algusest peale noortega, siis tulid uued inimesed, et see nagu, need inimesed vahetuvad ja siis nad nagu võtavad teenistust peale. Et praegu ma ise tegelen teismelistega, et meil on ka selline hea tiim ja ühisosa annab meile ka pinda, kus noortega tegeleda, et me saame ka seal Läänemere keskuses koguneda. Aga jah, Tallinna piiblikoguduses on praegu inimesi, ma ütleks kõikidest Ukraina regioonidest, et meil on tulnud nagu väga, väga erinevaid huvitavaid inimesi kogudusse ja ma arvan nagu ka see on meie omapära, et meil on nagu me oleme nagu, kui niimoodi eestlaste vaatenurgas, kõik on ukrainlased, aga samas nagu kõik on väga, väga erinevad. Erinevatest kogudustest on tulnud ka inimesi, et peaksime ka sellist ühisosa, ukrainlaste seas ühisosa ka leidma. Ja, sest ma olen ju kuulnud, et ida- ja lääne ukrainlased isegi on vastandunud läbi ajaloo, eks ole, või nagu võrrelnud niimoodi, et see on ka nagu huvitav. Et jah, see võttis ka aega nagu, et leida sellist omavahelist ka ühisosad nagu ukrainlaste seas, et me ei räägi nagu eestlastest, et nagu ukrainlased oma vahel nagu saaksid ka hästi läbi. Aga noored, millised need noored on ja mis te seal noortega siis teete? Ma arvan, noored on igal pool samasugused. Ma ei tea, ma olen noortega töötanud juba 15 aastat peaaegu ja töötasin ka koolis noortega, Eesti noortega ja koguduses töötasin vene noortega, et ma arvan nagu noortel on, jah, mõned probleemid võivad erineda, aga samas nagu noorte elu on ikka ühe noore elu, et nagu ja oluline on temale näidata, et Jeesus ja Jumal on nagu kõige parem lahendus selleks, et tema saaks oma edasist teed minna. Vägev. Ja ühisosa koguduses, kuidas seal noorte hulk on või kas ütleme, kas te peate vajalikuks teha eraldi noortega veel tööd või ühendate siin või kuidas noorte selliste teismelistega teil on? No meil on ka eraldi noortekad, meil on, kuna meil käivad mitu teismelist poissi, et siis me teeme neile eraldi nagu noortekaid, siis need nimed Guys Night, et nad saavad 2 korda kuus reedeti kokku ja neil on tavaliselt mingi piiblitund ja siis mängivad mänge ja ma siis küsima, kas sa tead, mis nad teevad seal? Lõpus on mingi maadlusklubi või? Lõpus, ma kuulsin seal ikka nagu natuke lollusi ka toimub, et lasteks olla nagu poisid, et mu noorem vend Joonatan käib seal, et aga
tundub, et neil läheb hästi. Selge. Keegi pole veel viga saanud, et teate, ma tahan seda küsida, sest et see on niikuinii käinud teemast läbi ja võib-olla mõni vaatab seda saadet 10 aastat hiljem ja siis on maailmas hoopis teised lood, aga ikkagi see on huvitav, et selline ühisosa otsimine toimus enne siis seda täiemahulist sõda, enne täiemahulise sõja algust Ukrainas ja siis just tuli ühisosa konverents, on ju kõigest paar kuud peale kõike seda. Kuidas te olete nüüd siin Eesti ühiskonnas tajunud neid pingeid võib-olla või kas olete näinud just selle sõja teema, et samamoodi te puutute kokku ka venelastega, eks ole, ja siis on eestlased on ju, ja ukrainlased, et kuidas kogu see sõja asi, lihtsalt mida te olete nagu kogenud, kui palju sellest räägitakse ja kuidas selle keskel see ühisosa otsimine on käinud võib-olla? No ma ütleks lihtsalt, et see täismahuline sõda, see kuidagi suurendas seda kõike, mis oli juba ühiskonnas olemas. Nii see pinge oli. Ja. Et nagu nendest asjadest räägiti ka varem, aga lihtsalt praegu tuli hetk, kus lihtsalt inimesed, ja üldse nagu Eesti riik ka pidi mingid otsuseid vastu võtma selleks, et nagu midagi muutma ja et muutused toimuksid. Et mina isiklikult väga palju pinget, isiklikult ei ole nagu tundnud. Samas, keerulisi hetki on olnud ka varem, kui nagu ma pidin tõestama, et mina olen eestlane ja mida mina siin teen nagu üldse. Aga ma arvan, nagu see on ka loomulik, et mõned inimesed sind ei võta vastu ja sellega peab lihtsalt arvestama, et kõik me oleme erinevad ja ma ei saa meeldida kõikidele, et nagu see on ka üks selle Aga kas ma sain õigesti aru, et Eesti ühiskonnas just eestlastega suhestudes on seda momenti, kus võib-olla sind ei võeta alati vastu? On olnud ka selliseid, jah. Et ma nagu need on olnud mõned väiksed sellised hetked, kus ma nagu tundsin, et ma nagu kas ei sobitu siia või nagu, aga ma arvan, see on rohkem nagu minu isiklik, et kuna et mõned inimesed on väga sellised avatud ja nad ei tunnegi seda, et nagu keegi vaatab sind kuidagi halvasti, et ma arvan, see sõltub väga inimesest, kuidas nagu ise saa teistega läbi. Ja. Et see ei ole alati rahvuslik küsimus, see on vahel puhtalt siuke persooni tasandil ka, eks ole. Aga kas sina puutud kokku ka venelastega? No viimased, ma ütleks 3-4 aastat vähem, alates täismahulises sõjas, sest ma nagu rohkem, ma isegi vahetasin töökohta selleks, et mitte puutuda nende inimestega kokku, kes nagu räägivad seda, mis mulle ei meeldi. Ja ma arvan, et see on ka nagu üks võimalus, kui sa tunned, et selles ühiskonnas või selles grupis sind nagu ei võtta vastu, siis on alati keegi, kes nagu võtab sind vastu, kus sa saad nagu panustada ka, kus sa saad aidata, et ma läksime abikaasega Tallinna Piiblikogudusse ka sellepärast, et me nägime seda vajadust, et me saame seal teenida, et meid on vaja seal koguduses ja ma arvan, nagu kui inimene, keegi teine ka nagu mõtleb, et ja mind ei võeta vastu, siis nagu on alati mingi koht, kus sa pead olema ja seal kindlasti võetakse sind vastu, kus sind on tõesti väga vaja. Et see on minu lugu. See on nagu selline sinu kogemus. Kuidas sina kommenteerid? Ja võib-olla üldse seal ühisosa konverentsidel, kus oli ka ju venelasi ja ukrainlasi osalemas, et kuidas võib-olla kohe seal sõja alguses need teemad, kuidas oli nagu navigeerida selle kõige keskel? No ma ütleks, et konverentsil oli mingi konflikte tekkinud, et konverentsil me oli... Ja seda ma ei otsi tingimata, aga lihtsalt see teadvustamine taustal, et eriti kui oli alguses eriti intensiivne, eks ole, see teema. Ja... No see oli nagu lihtsalt enamgi veel, meil on seda vaja praegu, et suhtleme ja räägime, sest kui sa kohtud, et me näeme seda nagu kogu aeg, et kui inimesed kohtuvad oma vahel, siis nad saavad aru, et see nagu grupp, keda nad võib-olla vihkavad, tegelikult on inimesed, et siis sa saad aru, et nagu mingi venelased vaata, et nagu kõik ütlevad, aga kui sa päriselt näed, nagu, et sinu kõrval istub keegi, kes räägib vene keelt, et ja sa võib-olla mõistad, et ta räägib vene keelt ja ta on tegelikult täitsa tore ja ta tegelikult ei ole nagu, ta tegelikult toetab Ukrainat näiteks ja et siis aitab neid nagu konflikte nagu vähendada ja see muudab, see
see muudab seda vastaspoolt nagu inimeseks, no mitte vastaspoolt, seda teist gruppi inimeseks. Et siis võib-olla jah, aitab inimestel tunda vähem viha ja ma lihtsalt tuli praegu mõte, et tegelikult need probleemid on väga vanad, et nagu kui me loeme piiblit ka, siis seal ka nagu juudid samaarlastega ei suhelnud omavahel ja siis lihtsalt me peame järgima Jeesust ja vaatama, kuidas tema tegi, kuidas tema ise läks nende inimesteni ja kuidas tema ise hakkas nagu nendega suhtlema ja ma arvan, see on ka nagu üks printsiibidest, et nagu kuidas meie, et praegu me väga palju räägime nendest erinevustest, aga tegelikult neid sarnasusi on palju rohkem ja ma arvan, nagu sellest peab nagu alustama, et tegelikult, et mina saan siin teenida seda teist inimest, isegi kui ta on nagu mõnes mõttes erinev kui mina. Ja see on väga hea ja täna me ainult puudutame seda koorekihti kogu selles teemas, aga mida te võib-olla nüüd igatsete, kui te tulevikku vaatate? Kõik see eestlaste, ukrainlaste, venelaste, mis iganes rahvuste vaheline selline, et tegelikult me oleme Jumala riigi kodanikud ja Jumala rahvas, et mida me nagu Jumala rahvana, mida te igatsete, et tulevik tooks mõlemas kontekstis võib-olla üleüldse, kui me räägime laiemalt, aga ka võib-olla näiteks ka ühisosa kogudus, et mida te unistate? Kas seal on 5 aasta plaan ühises? Meil ei ole 5 aasta, me kuidagi vist lahendame need probleemi nii kui need tekivad, et kui meil hakkab nüüd ruum otsa saama, peame laienema juba, et siis ma ei tea, igatsen seda, et me peaksime veel suuremaid ruumi otsima endale. Et ma ei tea, pole seda, et me nagu julgeme rääkida sellest, mis probleemid meil on ja julgeme neid lahendama. Oleks rohkem diskussiooni ja jah, et meil teadvustaksime, et me oleme eelkõige kristlased ja eelkõige jumalalapsed ja mitte venelased või eestlased või ukrainlased. Ja et PP festivalist võiks saada infot ja süüa. et jah, ja siis ka see, et info liiguks ja et meil võib-olla see suur unistus ongi see, et meil ei ole seda, et meil on nüüd mingi venekeelne üritus või mingi eestikeelne üritus, et meil on kõik nagu ühised ja me suhtleme ja me olemegi üks kristlik kogukond. Võiks olla rohkem automaatset mõtlemist, et me teemegi koos ja kaasame üksteist. Mis sa lisaksid? Ma ütleks seda sama, mis ma juba vahepeal olen öelnud, et nagu, et kõige selle keskmes oleks nagu Jeesus, et need erinevused on niikuinii, kui me läheme Aafrikas, seal ülistatakse hoopis teistmoodi, kui meie teeme siin, või kui me läheme mingisse muusse riiki, seal nagu ka see, kuidas inimesed räägivad, kuidas nad käituvad, see on nagu hoopis teine, et jah, need erinevused on alati, et me ei saa nagu sellest loobuda, aga lihtsalt, et me võtaks üksteist vastu sellised, nagu me oleme ja siis, et me liiguks sinna taevariiki, kus me oleme kõik koos, niikuinii eestlased, venelased, ukrainlased, et vahet ei ole, kes me oleme. No väga ilus, nende mõtetega on hea lõpetada, kahjuks peab lõpetama praegu, aga loodame, et tulevik annab veel põhjust neiks vestlusteks ja saatejuht annab ka parima, et siis varem-hiljem külastada teie ja kindlasti ootame külla. Et põnevus on olemas. Peab ka endast natukene rääkima seal, siis meie küsime küsimusi. Ei saa tagapinki istuda rahulikult ja toidulaua ajaga tuleb ka arvestada lõpus. Aga Darja, Rebecca, suur aitäh tulemast, jagamast neid asju ja sündigu Jumala tahtmine. Aitäh kutsumast. Ja meie kohtume järgmistes episoodides. Tšau.